No nii, Indrek Reinbo, Q20 koondise peatreener, no olulisemad asjad ikkagi enne. Palju õnne sünnipäevaks, aga kindlasti sellist sünnipäeva õhtut sa päris täna ei oodanud. No tean enda mängija karjäärist, et sünnipäevapäeval tavaliselt treenerile ei ole väga palju õnnestunud ka positiivset kingitust teha, et ma nagu teadsin seda vaikselt ette ka. No algus tegelikult ju korralik 6-0 ja siis nagu midagi juhtus. Kas tekkis mingi rahunemine või oskad sa ise siit kiiruga nii-öelda emotsiooni pealt analüüsida, et mis siis täna ikkagi valesti läks? No esiteks nad said pärast seda 6-0, neil õnnestus visata 3-4-3 järjest, mida nad eile ei suutnud realiseerida. Siis kindlasti me teadsime, et nad mängivad väga palju 5 väljas ja mängivad läbimurrete peale. Oluline oli neid nii-öelda kinni katta mitme mehega. Me sellega praktiliselt selle unustasime ära, et meie korvi all oli nagu läbisõiduhoov. Kas see Islandi lühike koosseis oli täna ka põhjuseks, miks sa keskmängijaid Matute Berneri ja Mait Petersoni niivõrd vähe kasutasid? No soov kindlasti algus oli kasutada neid ära ja saime need pallid sinna alla ka, aga nad ei olnud täna üldse valmis selleks kontaktiks, mis seal oli ja paraku siis ei saa kasutada. Kas paraku võib öelda, et Island ikkagi tahtis seda mängu täna rohkem võita, sest et kui nüüd vaadata Islandi mängijaid ja võrrelda neid meie omadega, siis ma ütleks ikkagi kvaliteeti peaks meil rohkem olema. Jah, niimoodi võib ka kokku võtta, jah, et kes tahab, sellel on alati võimalused suuremad, et ka lõpuni välja kõik need võitlused lahtiste pallide pärast põrandal, ma arvan, et nemad võitsid sealt rohkem palle kui meie. No homme on lihtne, nüüd on kõikidel võistkondadel 1 võit, 1 kaotus ja paaride võitjad homme siis liiguvad finaali, nii et on teada, mida Soome vastu teha on vaja. Jah, nii lihtne see on. Ja mis siis tuleb juurde panna kõike igalt poolt? No eelkõige tuleb nagu natukene külma pead säilitada ja homme on uus päev ja täna meid kaare tagant visked ka ei aidanud, et see homme on teistmoodi päev. Selge, aitäh Indrek, pea püsti. Selline sai Nordic Cupi teine päev. Mina tänan, et vaatasite. Homseni.